Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios igal pühapäeval kell 11. Soovime kõigile oma kuulajatele head alanud 2026. aastat ja oleme stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina, Martin Helme, ja on meil kenaks kombeks kujunenud, et aasta lõpus teeme aasta lõppu kokkuvõtet või möödunud aastale tagasivaadet ja aasta alguses teeme uuele aastale ettevaadet. 26 aastat ootab tulla. Nagu Hiina vanasõna on, et elame põneval ajal, eks? Ja ma soovin kõigile head uut aastat ja ma tõesti siiralt soovin head uut aastat, sest et kui me nüüd kuulame soolapuhujaid, siis soolapuhujad räägivad siin igasuguseid lugusid, kas tuli hobune hakkab pööraselt märatsema ja kuna tegemist pidi olema veel ka siis isase tuli hobusega, sugusid küll enam ilmselt ka loomariigis ei ole, meil siin Kaja Kallased ja muud Kallased teavad seda, aga loomariigis horoskoobi ja numeroloogiad ja muud tegelased kosmoses eksisteerib veel. Teavad, et kosmoses eksisteerib veel, jah. Et see tuli hobune tõenäoliselt toobki väga murrangulisi sündmusi, aga ma arvan, et see ei ole mitte tuli hobune, kes seda toob, vaid lihtsalt see, et totaalsesse kriisi on jõudnud see, mida on siin nimetatud liberaalseks demokraatiaks ja selle krahh ilmselt jõuab siis kas täiel määral või vähemalt mingis ulatuses kohale 26. aastal. Kui öeldakse liberaalne demokraatia, siis samasugune demokraatia oli sotsialistlik demokraatia ja mis seal Venezuelas on, mingi rahvademokraatia, Kuubal on oma mingisugune demokraatia, Hiinal on oma demokraatia, Põhja-Koreas ka on oma demokraatia, kõigil on mingisugused omadussõnad ees. Ja mina üldiselt ütleksin, et parem on väljendada tänane liberaalne demokraatia Euroopa Liidu vormis ei ole midagi muud kui korporatistlik fašism ehk riikliku kohustusliku ideoloogiaga, vabaturumajanduse tunnustega monopoolide võim, kus poliitikud põhimõtteliselt tagavad seda, et monopolid saaksid teenida raha. Meil on need pangad ja rahvusvahelised suurkorporatsioonid, see on fašism. Ja me teame täpselt, mis see on. Ja tegelikult Ameerika Ühendriigid läbisid selle faasi 20. sajandi algul ja seal oli väga adekvaatne poliitiline reaktsioon. Teddy Roosevelt oli see mees, kes sai endale hüüdnimeks trust buster ehk trustide arreteerija ja ta hakkas panema piire nende samade korporatsioonide, mida tol ajal nimetati trustideks, mis järjest neelasid alla väiksemaid tegijaid ja kindlustasid oma monopolistliku diktatuuri turgude üle ja loomulikult siis tarbijale oma hinnadiktatuuri, et see hakkas hävitama Ameerika Ühendriikide elujõudu ja rahvusvahelist konkurentsivõimet ja efektiivset laienemist tol ajal veel suhteliselt hõredalt ja halvasti hõlvatud sisemarikkustele, kõik need naftarikkused, rauarikkused, söerikkused ja nii edasi, lõpetades metsade ja põllumaadega, mis ei olnud veel hõlvatud piisavalt, aga millele trustid vajutasid oma käpa peale, ise neid kasutamata tihti peale, nagu öeldakse, et koer heinakuhja juures ise ei söö ja teisele ka ei lase, aga lihtsalt sellepärast, et aga tulevikus meie dikteerime, mis hinnaga me kellegi laseme turule tulla ja kui me ise läheme turule, siis mis hinnaga me seda kõike turule paiskame. Ja nüüd me näeme, kuidas Euroopa Liidus toimub see sama ja Ameerikas toimus ka see sama kõikide nende liberaalse demokraatia presidentide ajal alates Clintonist ja lõpetades Bideniga. Ma ei tea, kas ta on nüüd juba balsameeritud lõplikult, aga igatahes kuulda tast enam midagi ei ole. Ja Trump on nüüd ka tegelikult trustbuster. Tema purustab selle korporatiivse kapitalismi ja oleks naiivne arvata, et need, kellelt võetakse praegu ära triljonid
triljonid, milledega spekuleerida ja äritseda, ei osuta vastupanu, loomulikult osutavad. No aga fašismil on veel üks lisamõõde, mida võib-olla siis 100 aastat tagasi Ameerikas niimoodi sellisel kujul ei olnud ja see on süvariik. Ta on ka läbi põimunud ikkagi nii-öelda julgeolekuasutustega. Nii et see on see, millega seisavad silmitsi Euroopa rahvuslased, Euroopa konservatiivid ja nagu me oleme siin korduvalt rääkinud, et on olemas lihtsad sellised mõõdikud või lihtsad lipukesed, mis püsti lähevad, mille järgi sa tead, kes kus pool asub, eks ole. Kui sa oled rohepöörde pooldaja, tahad nii-öelda tarbimist välja suretada, siis sa oled selle fašismi poolel nii-öelda liberaalne demokraat, kui sa oled homo. Või oled lihtsalt loll. No, siis kasulik idioot. Kui sa oled transideoloogia, homoideoloogia poolel, siis sa oled jälle selle fašismi poolel, kui sa oled immigratsiooni poolel, siis sa oled fašismi poolel ja kui sa oled nende asjade vastu, siis sa oled oma rahva poolel. Nii et selles mõttes, ja need jõujooned on kõikides Euroopa riikides enam-vähem ühed samad. Jah, aga mina arvan, et süvariigis kõik ei ole muidugi totakad käsutäitjad. Seal on ikkagi ajudega inimesi, mitte vähe. Ja neil on ka nüüd kõigil lisaks see tehisintellekt veel abiks, mis aitab väga kiiresti ja efektiivseid igasugused analüüse teha. Ise küsimus on see, et analüüside tulemused sõltuvad alati sisse söödetud informatsioonist ja kui see on valesti, siis ikka matemaatika kehtib. Matemaatika on universaalne. Kui sa valed andmed või valesti omavahel süsteemi pandud andmed sisse söödad, siis saad ka vale tulemuse. Nii et ega tehisintellekt ei ole mingisugune loominguline intellekt, see on masin ja masin teeb seda, mida talle sisse söödetakse, aga tulles tagasi selle juurde, et seal ei ole sugugi ainult idioodid. Minu arvates on nad hakanud aru saama, et see etapp, kui nad kõikvõimalikke pooletoobiseid võimule upitasid või siis küünikuid, ähvardab ka nende enda võimu hävinguga, kaosega. Ja nad on sunnitud korrektsioone tegema. Ja nad võitlevad loomulikult Trumpi vastu. Nad püüavad Trumpi ja mitte ainult Trumpi, vaid ka teiste patriootide tegevust suunata, piirata ja hoida teatud nivoost mitte kõrgemale tõusvana. Aga nad ei saa ka päriselt seda ignoreerida. Ja väga lihtsal põhjusel. Kui tuleb kaos, siis ka kaos pöördub ka nende vastu. Ka kaost nad ei suuda hallata. Nõukogude Liidu lõpufaasis minu meelest täpselt see juhtuski, et üks osa süvariigist ehk siis julgeolekuasutustest, neid oli ka Nõukogude Liidus mitu tükki, eks. Oli välisluure, oli KGB, oli sõjaväeluure, et üks osa sellest sai aru, et nende muldvanade seniilsete ättidega enam välja ei vea ja oli vaja reforme. Martin, sinu isa on muldvana seniilne, et kui sa aastate järgi võtad, ma olen vanem kui Brežnev, kui ta suri. No jah, aga vahepeal on keskmine eluiga tõusnud ja inimeste meditsiin on arenenud ja inimeste üleüldine rõõsasus on paranenud. Ma ilmselt ei ole nii palju joonud ja ma ilmselt ei ole nii palju ka istunud heade toidulaudade taga, vaid olen füüsiliselt aktiivne olnud ja mentaalselt, vaimselt aktiivne olnud, nii et siin loomulikult ei saa kõikide inimeste puhul öelda, et ehkki teadlased on muide välja selgitanud, millal algab vanadus. Vanadus algab 74. eluaastal. Et see on kõikide võimalike analüüside ja kõrvutuste ja kontrollgruppide peal välja selgitatud, et loomulikult siin on teatud kõikumine, aga et põhimõtteliselt vanaduse selline murdejoon on 74. eluaasta. Ma olen 2 aastat vana juba. Aga me proovime nüüd siit niisugusest üleüldisest aasta alguse rõõmsast heietustest muutuda. Paneme mütsikesed pähe ja oleme selgeltnägijad ka ette vaatavad. Ma ütlen muidugi selgelt nägemise kohta niimoodi, et ega analüüs ja süntees ei ole nüüd mingisugused sellised nagu sportlased saavad kaasasündides ande ja siis seda tuleb lihvida, et ikka analüüsi ja sünteesil on omad lähtekohad, omad reeglid, mille järgi seda teha, sul on
vaja, nii nagu sa ütlesid, õigeid andmeid ja need õiged andmed on vaja omavahel õigesti klappima panna ja siis sul joonistub minu meelest üsna lihtsasti või selgesti välja see, et mida oodata võib ja siis tekivad stsenaariumitel on omad tõenäosused, mõni on tõenäolisem, teine on vähem tõenäoline ja noh, mida kaugemale, pikema perspektiivi peale sa vaatad, seda hägusamaks see pilt läheb või seda rohkem tekib asju, mida sa ei ole näinud ette või võimeline sinna sisse kalkuleerima, aga see nüüd ei ole midagi sellist, mille jaoks tuleb ainult tähti uurida, et piisab ka sellest, kui loed uudiseid näiteks. Mitte ainult Eesti uudiseid, Eesti uudistest ma arvan saad just nimelt neid valesid lähteandmeid, aga üleüldiselt jälgid, mis maailmas toimub, aga ma mõtlen, et kuna me ikkagi oleme siin Eesti eetris ja teeme Eestis poliitikat, siis Eesti asjadest räägiks kõige esimeses järjekorras ja siis vaataks, kuidas see klapib maailma ja Euroopa ja Ameerikaga, et Eestis minu meelest pitseri paneb asja peale siin see, et augustis on presidendivalimised. Presidenti ei vali meil Eestis ju rahvas, vaid valib kas Riigikogu või valijameeste kogu. Ja Riigikoguga on lugu niimoodi, et liberaalsel leeril, režiimil on seal ligilähedaselt hääled koos, et oma 68 häält kokku saada, et teha enda poolt soovitud president ära. Aga liberaalne leer on meil ütleme siis niimoodi, et omavahel tülis, demoraliseerunud ja ka ajavad erinevat asju tänapäeval. Kui me mõtleme Eesti 200 peale, siis Eesti 200-st tuli vist siin aastavahetusel oli mingisugune Ekspressi artikkel, et mis neist saab, kas liituvad kellegagi või teevad rebrändimise või mis nad iga. Toon oli selline, et igal juhul on asjad halvasti ja kõik juba vaatavad, kuidas upuvalt laevalt põgeneda. Sellise kambaga hoida mingisugust hääletusdistsipliini ka väiksemate asjade puhul on raske, aga presidendivalimiste puhul on see ka veel minu meelest veel raske. Reformierakonnal on omad asjad, esiteks Reformierakonna sees on väga selgelt toimuvad sisemised hõõrumised. Seda me nägime ka jälle, kui Kaja Kallas tegi oma noka lahti siin aastavahetuse intervjuudes. Ta ei suutnud hoida ennast jälle vaos ja pidi sekkuma parteipoliitikasse ja sisepoliitikasse. Ja sotsid, kes on põhimõtteliselt alati teinud nii, nagu Reformierakonnal on vaja, neil on oma väike vimm hinges sellest, et nad visati koalitsioonist välja eelmisel aastal. Nii et selle kokkuklapitamine ei ole nii lihtne ja kui me paneme siia selle juurde, et millest me just ka rääkisime, et süvariik ka korrigeerib oma plaane, kui neil ei ole sellist väga konkreetset piitsutamist seljas, et nii peab saama, selle me peame saama presidendiks tehke ära, siis ei pruugi need hääled kokku tulla. Sellisel juhul läheb põllu peale. Vot siin ongi nüüd see lugu, et meil on sellel nomenklatuursel poliitilisel eliidil, sellel nii-öelda kogu spektri ulatuses valgel jõul, on tegelikult väga sügavad lõhed ja praod sees. Ja siin tuleneb see ühtlasi ka sellest, et neil on mitu käsuliini. Meil on 3 luureorganisatsiooni. Meil on sõjaväeluure, mis on täielikult brittide kontrollitav ja brittide poolt suunatav ja brittide poolt juhtnööre saav. Ja see on eelkõige see sõjapartei, selline selgroog. Siis on meil välisluure, mis võbeleb siia poole ja sinna poole ja mul on tunne, et nemad on suhteliselt peata olekus praegu. Aga ka üldiselt siiamaani on ikkagi teinud nii-öelda NATO või Briti... Esialgu on nad ikkagi veel sõjapartei niisugusel tuules liikuvad, aga nad ei tea täpselt, kuidas orienteeruda. Juba on siin ju kurtmist ja hädaldamist, et mis siis saab, kui Donald Trump ütleb, et Martin Helme peab peaministriks saama. Et mõtle, missugune õudus. Siis tuleb Herem kiitma mind. See ju selge. Ja siis on meil muidugi kaitsepolitsei, kes ajab oma asja. Siis on veel üks jõud, millest ei räägita. Need on vabamüürlased. Ja vabamüürlased on ka erinevates loožides ja vabamüürlased on meil ka. Ühed vabamüürlased on sellistes loožides, mida Eestis ei ole. Ameerika loožides või Briti loožides või kuskil mujal loožides. Ja siis on meie oma väikesed loožid. Ja need, muide. Ja pange tähele, meil on presidendid üldreeglina olnud vabamüürlased.
üldreeglina on olnud vabamüürlased. Ja see seltskond tahab loomulikult ka oma presidenti saada. Nii et kui me räägime mustast hobusest, siis on ainult üks musta hobuse kants. See on EKRE. Sest rohkem musta hobust ei ole. Ülejäänud on kõik tegelikult nende samade taustajõudude hüpiknukud, kellede vahel praegu käibki nüüd siis sõelumine. Ja mulle helistasid siin mõned ajakirjanikud aastavahetusel, kes tahtsid teada, tegid loomulikult luuret nende samade süvariigi erinevate harude kasuks. Et no mida teie plaanite, mis teie presidendi valimistel, kas valitakse Riigikogus ära, kas teil oma kandidaat ka on, kes teie kandidaat on? Ma ütlesin, no kuulge, te ometi ei arva, et ma teile seda kõike ette laulma hakkan. Aga see on see taust ja võt sellel taustal käibki nüüd siblimine ja ajakirjandus on loomulikult jällegi see, kes pannakse nüüd ka jälle seda musta sõelumistööd tegema. Et ajakirjanikud viskaksid õngesid välja ja ajakirjanikud antakse signaal, tehke sellele inimesele praegu promo. No ma vaatan näiteks sotse, kes on viimasel ajal kõvasti pildile ilmunud. Raimond Kaljulaid. Igal sammul Raimond Kaljulaid arvab seda. Raimond Kaljulaidil ilmus raamat. Raimond Kaljulaid ilmus sellesse ja teise telesaatesse või muusse saatesse. Kõik on ju selge. Süvariik on otsustanud, Raimond Kaljulaidile mängime nüüd kätte sotsiaaldemokraatliku erakonna ja siis vaatame, kas me saame teda sellelt positsioonilt veel kusagile mujale upitada. Täpselt nagu tehti Kõlvartiga, täpselt nagu tehti Reinsaluga. See mäng on nii läbinähtav. No lisaks sellele on neil vaja ikkagi ju tervet hulka potentsiaalseid kandidaate, presidendikandidaate, sest et reeglid Eestis on sellised, et nende presidendivalimiste ütleme favoriit tihtilugu ei jõua kuhugi, meenutame kas või eelmist korda, mis nimesid siin loobiti edasi-tagasi ja lõpuks ei saanud keegi neist. Et vaja on mitte lihtsalt teist varuvarianti, vaid ka kolmandat ja neljandat varuvarianti, aga kõik variandid peavad olema sellised, mis sobivad süvariigile. Siin on nagu hea õppekoht või vaadata, kuidas see asi käis, kui olid Hollandis erakorralised valimised 20, mis nad siin nüüd olid meil 22. aasta lõpus vist, jah? Või siis, kui see Wildersi suur edu oli. Hollandis on nii mitu korda järjest olnud erakorralised, et mul lähevad praegu sassi. Aga Wilders ja partei võitis, oleks pidanud saama demokraatia reeglite kohaselt peaministri koha, Wilders oleks pidanud saama peaministriks, aga ei. Teised parteid teatasid, et jah, nad on nõus Wildersiga kui valimiste võitjaga tegema küll koalitsiooni, aga tingimusel, et Wilders ei saa peaministriks ja siis hakati peaministrit otsima. Otsiti 6 kuud ja lõpuks sai 9 inimene, kes avalikkusele välja käidi. 9. Mitte teine, mitte 3, mitte 5, mitte 8, vaid 9 inimene. Ja kes see 9 inimene oli? Endine luurejuht. Nii et selles mõttes ei ole niimoodi, et ainult 3-4, hea küll Eesti on väiksem ja Eestis need varuvariante on võib-olla natuke vähem, aga... Ei, ära räägi, meil on neid akadeemikuid ju ridamisi võtta, ongi mängitud ju viimasel ajal siin välja ühe akadeemiku ja teise akadeemiku ja 3. akadeemikuga. Nüüd on ka Jaak Aaviksoo on ühe akadeemikuna meil siin juba välja käidud, kes võiks nagu olla. Nii et nad leiavad siin mingisuguseid akadeemikuid ja mingisuguseid kultuurlikuid. Nimi, kes minu meelest on ju väga selgelt praegu pandud sooja õhupallina lastud välja on Urmas Viilma peapiiskop, kes on korduvalt sõna võtnud siin jõulude ajal, hakkas rääkima, kuidas nüüd kirik hakkab tegelema ühiskondlike teemadega, mina arvasin, et kirik tegeleb hingehoiu teemadega ja on algusest saadik. Äkki ühiskondlike teemade hulka tuleb ka see nagu Lübeckis, et kirikus jumalateenistuse ajal üks piiga tegi postitantsu. Ja ikkagi noori kirikusse tuua. Jah, et peaasi, et inimesed kirikusse tulevad, kas nad usuvad ja usust aru saavad ja kas nad selle usu moraalsetest igasugustest dilemmadest ja statuutidest ka midagi aru saavad, see pole tähtis. Peaasi, et kirikusse tulevad. Aga Viilma minu meelest on üks neist nimedest. Me oleme rääkinud Ülle Madisest siin, akadeemikuid on meil üle seljaga. Paet teatas, et tema on valmis. Temast võib Eestile kasu olla. Ja Indrek Tarand oli ka valmis kandideerima presidendiks, kusjuures meie tänane režiim on võimeline panema selle inimesega sinna. Aga siis kindlasti koos peaks ta minema Marek Reinaasaga, et siis on võimalik jälle välisvisiitide. Võtku Hussar ka ja ikkagi Juku-Kalle kindlasti on võimalik variant. Et ärme üllatu selle üle, kui madalale on võimalik langeda, kui süvariik tegeleb oma personalipoliitikaga. Et sellel ei ole põhja. Aga nagu ma ütlesin, nad on mures.
sest nad saavad ära, et nad ei suuda hallata seda ja kogu süsteem tervikuna, mitte me ei räägi Eestist, vaid me räägime Euroopast, me räägime senisest maailmakorrast, liigub kaose poole. Kaost nad hallata ei suuda ja seetõttu on nad segadused, nad ei tea. Aga võib-olla oleks vaja, et me seekord ei pane mingit tolbajoobi, nagu vene keeles öeldakse Eesti päraselt, vaid me paneme seekord ikkagi laseme tõesti saada presidendiks kellelgi, kellel on elukogemust, kellel on autoriteeti ja kellel on tegelikult juhtimisvõimet. Ehkki president meil väga suur juht ei ole, aga siiski presidendil on mängumaa teatud määramistega, presidendil on teatud mängumaa ikkagi tagasilükkamiste ja heakskiitmistega, presidendil on teatud mängumaa välispoliitikas. No kohtute üle on suur võim. Et päris niimoodi ei ole, et president on meil mingisugune lastele muinasjutu lugeja kusagil lasteaias, vaid kui ikkagi president tahab oma võimutäiust kasutada, siis see mängumaa ei ole sugugi nii kitsas. No vot, aga kui nüüd Riigikogus ei peaks õnnestuma ära teha ja minu, nagu ütleme selles mõttes, kõhutunne on see, et nad poevad nahast välja, et teha ära Riigikogus. Ainult, et see ei pruugi sellegi poolest õnnestuda, aga see nende kindel esimene plaan on see teha, sest et nendel on väga kõva nagu motivatsioon on ees. Kui läheb Riigikogust välja valijameeste kogusse ja ärme pööra tähelepanu sellele, et meil on siin praegu mingisugused seadusemuudatused Riigikogus menetluses, mis suurendavad valijameeste hulka, ma ei usu, et see elus läbi läheb. Eriti pärast praeguseid kohalike omavalitsuste valimisi, kus ju võit läks nendele, keda meil siin peavoolumeedia nimetab konservatiivseteks jõududeks ehk siis kamba peale kokku EKRE-ikkele, kõige rohkem sai Isamaa kohti volikogudes, siis Keskerakond ja siis meie muide. Isamaa puhul ikkagi tuletame meelde seda, et need ei ole Isamaa liikmed. Seal vähemalt pooled ei ole Isamaa liikmed. On kokku korjatud kuskilt põllult igasugused rändlinnud ja käopojad, kes siis Isamaa nimekirjas valiti volikogudesse ja need on inimesed, kes on seal oportunistidena. Täna nii, aga homme on vaja teistsugust koalitsiooni teha, sest et ämmal on tarvis oma kartulite mahamüümiseks saada 100 eurot kusagilt. Sest see on nii madalal tasemel tihti peale, et need asjad ei pruugi pidada. Ja ma igal juhul, iga kord, kui ma kuulen ja loen või kui te räägitakse sellest, et Keskerakond ja Isamaa on mingid konservatiivsed erakonnad, siis ei tea, kas nutta või naerda, et näidake mõõdupuud või näidake nüüd, mille järgi konservatiivsed. See, et nad ei ole, et nad lippude lehvides ei nõua, et juba mitte 8. klassis, vaid juba 4. klassis räägitakse sellest, kuidas kõigil inimestel on vähemalt 20 sugu, aga nad ka vastu ei vaidle sellele. Nad ei nõua seda, aga nad ka vastu ei vaidle sellele. Nad ei vaidle vastu, nad ei ütle seda, et kui võimule saame, siis tühistame homoabielu. Nad ei ütle seda, nad ei ütle, et tühistame Istanbuli konventsiooni. Nad ei ütle seda, et Eestisse viimase 15 aasta, 10 aasta, alates 2016. aastast, kui tehti immigratsioonireform Taavi Rõivase juhtimisel, siia saabunud immigrandid saadame riigist välja, remigreerime. Ei ole sellist asja, et tulite siia ja saate jääda siia. Ei ole sellist asja. Ukrainlased, kes on siia tulnud viimastel aastatel, kõik lähete kodumaad üles ehitama. Nad ei ütle seda, sellepärast nad ei ole konservatiivid, et nad ei ütle seda. Ei, nad ei toeta ka meie eelnõud, mis ütleb, et igal pool ametiasutustes ainult Eesti lipp. Muide eelnõu, mille esitas Varro Vooglaid, keda süüdistatakse selles, et tema tahab tõmmata kuskile Vardasse mingist muud lippu. Ei taha. Tema tahab Eesti lippu, aga ta ei taha, et Eesti lipu all tehakse Eestit hävitavaid sigadusi. Ja see oli tema omaaegse postituse mõte. See on pööratud täiesti häbematult pahupidi. No vot, aga presidendivalimiste kontekstis on lugu lihtne. Kui Riigikogu ära ei vali, siis lähevad istuvad Martin, Mihhail ja Urmas maha ja kui nad kokku lepivad nimes, siis valitakse see nimi presidendiks. Et see on Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistulemuste matemaatika. Ja see on asi, mis muidu ka ajab hirmu naha vahel. Ma ei ütle, et me oleme võimelised kokku leppima, sest igaüks ajab seal mingit oma asja. Aga kui me maha istume ja kokku leppime, siis me kolmekesi
teeme presidenti ära Eestile. See on selge. Ja see on asi, mis hirmu ajab naha vahele nii Reformierakonnale, sotsidele, Eesti 200-le kui kogu süvariigile. Nii et sellepärast nad teevad kõik endast sõltuva, et asi ei läheks valijameeste kogusse. Sest valijameeste kogus on lisaks Riigikogu liikmetele, keda meil on seal 35 umbes, eks ole, on siis ka kohalike omavalitsuste volikogudest esindajad, keda meil seal on, ma arvan, mingisugune, ma ei hakka numbrid praegu peast spekuleerima, kindlasti kaugelt üle poole. Seal on nii palju sood ja see soo on ka määratlemata ja see teebki närviliseks eelkõige süvariigi, et ka nemad ei halda täielikult seda sood, kõiki neid valimisliite ja kõiki neid mingisuguseid, ma ei oska öelda, neid samu Isamaa nimekirjas volikogudesse saanud inimesed, kes võivad õnnetul kombel ka sattuda näiteks süvariigi pilguga vaadates õnnetul kombel valijameeste hulka ja keda nemad ei kamanda, keda nemad ei suuda määrata ära, et need inimesed lähevad. Neil mäng läheb käest ära. Kui ma meenutan, kuidas presidendi valimisi tehti eelmisel korral 21. aastal, siis oli ikkagi niimoodi, et selle jaoks määrati valitsusest minister Jaak Aab, kes käis kohalike omavalitsusi mööda ringi ja lubas riiklikke investeeringuid õige valijamehe valimise eest. Jah, mida ei tulnud. Hakkama. Et see oli väga transaktsiooniline, ütleme niimoodi, et seal käis ikkagi nuppude lugemine väga hoolikalt. Ja ega samamoodi oli ka 2016. Käest ära läks ikka. Jah, muidugi. Aga kui sa Jaak Aabi paned asja ajama, siis siiamaani ootame neid maske sealt Hiinast vist. Mis ta ostis 20. aastal. Nii et selline see on, aga ma korra, kuna me oleme siin saates Eesti asjadest räägime ja ei taha tervet saate poolt... Aga ma ühe asja paneks Eesti juurde veel. Ma ausalt öeldes ühe silmaga ja muude toimetuste keskel aeg-ajalt viskasin pilguga nendele täiesti läbikukkunud vana-aasta õhtu saadetele ja seal jäi mulle silma see, kuidas meil olid kutsutud saadetesse ka nii-öelda majanduseksperdid. Kes need majanduseksperdid olid? Need olid inimesed, kes on kogu aeg rääkinud valejuttu, kes on kogu aeg teinud prognoose, mis on viltu läinud. Ja nüüd nad räägivad siis jällegi tellimuse peale loomulikult, kuidas ei, juba läheb paremaks. Palgad tõusevad ja maksud enam ei tõuse ja kõik läheb paremaks ja majanduses on juba tõusumärke näha. Ja ainus, kes täiesti teist juttu rääkis, oli Raivo Vare. Ma küll kogu tema juttu ka ei kuulnud, aga see mingi lõik oli, kus ta ütles, et kuidas meil saab paremaks minna, kui meil kogu ümbritsev keskkond on depressiivne. See on Saksamaa, see on Rootsi, see on Soome, see on kogu rahvusvaheline majanduskeskkond on depressiivne. Kuidas saab Eestil äkki hakata hästi minema? See ei ole lihtsalt võimalik. Ma majandusest tahtsin ka korra rääkida, et Eestis majanduse statistilised näitajad võivad ju näidata paranemas. Seda tuleb inimestele ikka rääkida. Alates 22. aastast on Eesti olnud majanduslanguses. Kaja Kallas tuli nii-öelda majandust ja riigieelarvet korda tegema. Tulemuseks on riigieelarve on kahekordseks, miinus on, ütleme, riigi võlg on kahekordistunud mõne aasta jooksul ja majandus on olnud 13 kvartalit järjest languses. Inflatsioon on olnud 50% ehk pool teie raha ostujõust on kadunud. 13 kvartalit järjest negatiivset kasvu ehk langust. Niimoodi. Ja nüüd me oleme tõesti võib-olla kusagil sinna põhja jõudnud. Eelmise aasta lõpu seisuga või eelmise aasta teise poole seisuga. See nii-öelda langus on lõppenud. Aga me oleme sügaval augus. Ja kui me nüüd selle augu põhjas ütleme, et juhuu, nüüd on nokk ülespoole, nüüd on +% hakkame nägema, siis see tähendab seda, et me oleme seal põhjas vaikselt hakkame ronima ülespoole. See tähendab omakorda seda, et kui me hakkame mõtlema, millal me jõuame tagasi selle koha peale, kust langus algas, millal me oleme tagasi sama rikkad, kui me olime siis, kui langus algas, siis see võtab 3-4 aastat vähemalt. 3-4 aastat vähemalt. Ehk siis see, et meil nüüd eeloleval aastal palgakesed kasvavad, mingisugused müügikäibekesed kasvavad, mingisugused muud sellised statistilised näidikud näitavad, et meil on paremaks läinud. See ei näita mitte midagi muud kui seda, et enam ei lähe halvemaks. Aga et tagasi jõuda sinna, kus siis olime, kui EKRE valitsusest välja kukutati, võtab ikka mitu aastat veel aega. Nii et see pluss näitajad, need kasvu näitajad, see nii-öelda elu on hakanud ülespoole vedama näitajad, tegelikult inimeste heaolus või ostujõus või toimetulekus ei kajastu veel nii pea. Ei, aga Ukraina oblasti valitsus suunab selle lisaraha ju ära Ukrainasse.
meie oblasti valitsus, meil ei ole ju enam Eesti Vabariiki, meil on ju Ukraina lipu all olev Ukraina provints. See saadab selle raha ära. Selle rahaga ostetakse mingeid relvi, selle rahaga ehitatakse jälle mõni lasteaed või kool Ukrainas. See läheb ju minema. Ja Raivo Vare jutu lõpetuseks või täienduseks ma ütleksin seda, et vaata kulla Raivo, et elu saab paremaks minna küll, ka isegi olukorras, kus ülejäänud ümbritsevas keskkonnas ei ole eriti palju positiivset märke. Seda juhul, kui me muudame oma maksupoliitikat, inimestel jääb kohe tõesti palju raha järele, ettevõtlus elavneb. Ja kui me toome energiahinnad alla. Just. 2 kõige kesksemat asja ja seda me saame siseriiklikult teha. Seda saab valitsus teha, aga oblasti valitsus seda ei tee. Ja küsime, kas seda teevad Keskerakond ja Isamaa, kui nad nii nagu meile Nordstat või täpsemalt ühiskonna uuringutega instituut ennustas, tegi sellise küsitluse, me vist eelmises saates rääkisime sellest või üleelme, kus et Eesti kõige populaarsem koalitsioonivalitsus oleks Keskerakond, Isamaa ja siis ma vaatasin ka, et kuidas nad selle said. Peaministri kandidaatide kohal täpselt samuti. Kõrvutati keda? Reinsalud siis erinevate inimestega, aga mitte sinuga. No jumal tänatud, et õiged numbrid antakse ette. Et ei tekita inimestes mingit segadust. Et kõik on arusaadav. Te peate teadma, kuidas te ise arvate. Aga kui see valitsus tuleb, tuletame nüüd meelde, see saamatu minister ja nüüd on Tallinnas oli abilinnapea, kes meil elektri hinda alla tegi, universaalteenust tegi, mille tulemus oli see, et elektri hind läks kallimaks inimestele. Järvan. Kas keegi usub, et see kamp toob meil elektri hinna alla, kui nad teevad koos valitsuse? Kas keegi usub, et nad muudavad, et ütlevad, me ei täida neid euroregulatsioone, mis Eesti inimesed vaeseks teevad? No see ei ole võimalik, ainult meie oleme selline erakond. Esimene näide on juba ju see veekatkestus vana aasta õhtul. Esimene näide on ju see on nüüd... Muutus algas Tallinnast. Muutus algas Lasnamäes. Lasnamäel vett ei olnud, kesklinnas vett ei olnud, tükati Mustamäel, Õismäel olid veega probleemid. Minul Kakumäel niisamuti. Ilmselt tehti mingeid ümberlülitusi. Sina olid esimesel korsad maja, aga kui sa oled kortermaja kolmandalt korruselt alates ei olnud kellelgi. Ei, aga mul oli ka surve oli nõrk. Ilmselt tehti mingid ümberlülitused ja kuna me oleme oma süsteemiga ja oma puurkaevu peal Kakumäel, siis see suunati ilmselt osaliselt mujal. Ma täpselt ei tea muidugi, ma oletan. Aga surve oli ja hommikul oli surve tagasi. Ja siis kui oli ka mujal vesi tagasi tulnud, siis oli ka mul surve tagasi, nii et ma sain ikka rahulikult ilma nõristamata nägu pesta. Aga see on nüüd esimene näide. Kohe sõbrad, kohe me näeme, kuidas lumekoristusega saab olema. No mina selle Tallinna asja kohta ütlen niimoodi, et minu meelest tuleks inimesi lahti lasta. Minu meelest ei ole see absoluutselt aktsepteeritav, et meil on Tallinnas vana aasta õhtul suurem osa linnast on ilma veeta ja siis tullakse meile ajama mingisugust täiesti välja kannatamatut kelbast sellest, kuidas erakorralised ilmastikuolud olid. Jumal hoidkul, see on detsembri õhtu Tallinnas, Eestis ja -7 kraadi on siis see erakorraline ilmastikuolu. Ainuüksi sellise lolli jutu ajamise eest tuleks inimesi lahti lasta. Ja Tallinna vees on inimesed palgal, kelle töö ülesannete hulka kuulub see, et nähakse ette võimalikke probleeme ja nende võimalike probleemide riski maandamised on ja need probleemid lahendatakse jooksvalt nii, et me keegi kunagi teada ei saa, et kusagil oli mingisugune toru katki või mingisugune, ma ei tea, sõel umbes või mingisugune IT-süsteem andis otsad. Et see ongi nende palga sees ja kui te sellega hakkama ei saa, siis kohe plaks lahti lasta. Sest see vastutamatus, see lolli jutu ajamine, mul on nii kõrini sellest, et inimestel peab olema arusaamine sellest, et sa saad palka selle eest, et sa muretsed, et neid asju ei juhtuks. Ja kui need asjad korraliku palka. Just. Ja kui need asjad ikkagi juhtuvad, siis aida, mine tee mingit tööd, kus vastutus ei ole nii suur. Sest inimesed saavad palka selle vastutuse eest, et niisugust asja ei juhtuks. Ja see eriti minust oli solvav see idioodi jutt, mis sealt siis tulema hakkas. Sellist asja lihtsalt ei saa leppida. Aga meil Eestis ei vastuta mitte keegi mitte millegi. Sest nad on omad. Nad on selle süvariigi, kes on kogu selle meile kokku keeranud, vabandust, et ma eesti keeles nii ütlen. Nad on selle süvariigi omad ja neid ei karistata. Ma teen Eesti kohta ühe lühikese ennustuse siiski veel 2026. aastasse, et nii väga, kui ma sooviksin, et meil valitsus laguneks, nii väga, kui ma sooviksin, et meil valitsus kriis oleks, ma arvan, et kriise tuleb meil palju, ka poliitilisi kriise, aga ma ei usu, et meil valitsus laguneb. See loogika, poliitiline loogika on selline, et oleks, et nendel on asjad
mitte nii halvasti, siis ta võiks laguneda. Aga arvestades seda, et Eesti 200 on nagunii surnud, siis nendel on vaja viimase päevani istuda valitsuses ja sigatseda. Raha kantida ja sigatseda. Reformierakonnal täpselt samamoodi, nad on vastu pükse saanud eelmisel aastal Tallinnas, nad proovisid nii-öelda käiguvahetusega siin oma lasteaia kohatasu jutuga Tallinnas poliitilist kaarti ümber mängida ja nad said vastu pükse, nad ei julge teha neid liigutusi, nad hambad ristis kannatavad ära, nad on nii-öelda mentaalselt kaotuse juba sisse võtnud ja selle tõttu nad ei hakka kukutama. Nad küll kaklevad ja nad on teovõimetud ja nad ei tee midagi head, nad teevad iga päev ainult halba, aga loogika ütleb, et nad, kui ei tule mingit väga jõulist välist asjaolu, mis põhjustaks selle, siis loogika ütleb, et valitsus püsib valimisteni. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja soovime head uut aastat kõigile, kes on praegu jõudnud kanalile. Teeme siin 2026. aasta väikest prognoosi ja Eestist liigume nüüd edasi maailma asjade juurde. Alustaks võib-olla Euroopast, et Euroopas on mõned tähtsad valimised. Üks oluline on Ungari ja võib ju tunduda, et ausalt öeldes, kellele see Ungari nüüd täpsemalt korda läheb, aga tegelikult on niimoodi, et aastal 2010 võitis valimised Ungaris Orban. Orban oli ennem seda ühe korra olnud peaminister, see oli sajandi vahetusel, seal ma mäletaks 98 kuni 2001 või midagi taolist, aga siis ta oli koalitsioonivalitsuses olnud ja ei olnud halb valitsus Ungarile, aga oli hoopis teistsugune kui see, mis ta 2010 tegi. 2010 nad võitsid valimised siis absoluutse enamuse ja hakkas Fideszi partei üksinda valitsema ja ta on nüüd siis 16 aastat järjest valitsenud, võitnud 4 valimised ja selle aasta märtsi lõpus või oli see aprilli alguses, ma ei mäleta, on siis Ungaris uuesti valimised ja on lootust, praegused trendid näitavad, et see nii võib minna, et ta 5. korda järjest võidab valimised ja on sellega, ta on juba praegu, Orban on juba praegu Euroopa kõige pikema siis ametiajaga peaminister ja sellisel juhul oleks tema ametiaeg 20 aastat tuleks kokku. Kui ta ise nii kaua jätkata tahab, ta võib-olla teeb mingil hetkel seal ümberkorralduse ja annab ohjad üle. Aga miks on Ungari nii tähtis, on see, et tegelikult Ungari on olnud ainus riik Euroopas, on läbi nende kõige pimedamate Obama ja Bideni aastate olnud ainus riik Euroopas, kus terve mõistus on valitsenud, kus ei ole tehtud oma rahvast ja oma riiki hävitavaid otsuseid, ei homootsuseid, ei immigratsiooniotsuseid ega ka mitte rohepöörde otsuseid, energeetilisi enesetapjalikke otsuseid. Ei ole ka ja Ungari ei ole läinud kaasa ka selle sõjahüsteeriaga. Näiteks kui me võrdleme ennem eelmisi valimisi, Poolas oli ju ka konservatiivne valitsus, seaduse ja õiguse valitsus ja üldiselt Poola jaoks väga kasulik ja väga hea valitsus, aga nende lähenemine siis ütleme sellesse Ukraina sõja küsimusse oli diametraalselt erinev, et Poolas võeti kohe vastu otsus, meist peab saama Euroopa kõige tugevam sõjaväega riik, kõige tugevama sõjaväega riigikaitsega riik, me oleme siin vastu Valgevene ja Ukraina piiri, et kui läheb asjaks, siis meie ei looda ei ameeriklaste ega sakslaste peale, vaid peame ise hakkama saama, see oli Poolas teadlik otsus ja sellega on väga jõuliselt edasi liigutud ja seda ei ole muutnud ka valimistulemus. Kõik, mis on muutunud Poolas, kõike muud nad on muutnud, aga seda nad ei ole muutnud. Ja Ungaril oli teine lähenemine, et teha kõik, mis võimalik, et ennast sellest sõjast ja selle sõja tagajärgedest isoleerida. Aga nüüd Ungari valitsus võttis juba mingi, ütleme, ma pakun kuskil peale kusagil seal Trumpi esimese valitsemisaja lõpul, Bideni tuleku alguses Ungari võttis selle seisukoha, et nad hakkavad üles ehitama nii-öelda sarnaste maailmavaateliste erakondade või poliitiliste jõudude ühisrinnet Euroopas. Brüsseli vastu, aga tegelikult tol ajal ka Bideni administratsiooni vastu. Ja seda nad on teinud väga süstemaatiliselt ja väga jõuliselt ja see on olnud ka väga edukas. Et aastakümneid
olid rahvuslikud jõud, euroskeptilised jõud Euroopas killustatud, pihustatud, omavahel tülis. Väga suuresti aitas sellele kaasa loomulikult süvariik, kes maalis kõikidest, ütleme nagu ka meie Eesti meedia ju maalib meile. Le Pen on putinist, Orban on putinist, Salvini on putinist. Kõik, kes seisavad oma rahva eest ja ajavad Brüsseli ülemvõimu vastast juttu, on kohe putinistid. Või on nad rassistid, või on nad muidu äärmuslased, või on nad antisemidid, või kõik need liberaalsed sildid, mis kohe otsa ette löödi ja mida teab keskmine eestlane sellest, mis tegelikult toimub Itaalias või Prantsusmaal või Ungaris, ausalt öeldes mitte muffigi. Ja sama tehti ju meile, mis te arvate, mis on minu maine kuskil Belgias? Nii putinist, aga lisaks sellele rassist ja mida kõike veel, eks ole, et seda tehti üle ja võt Orbanil õnnestus see kõik murda ja inimesed nii-öelda kõigepealt ükshaaval omavahel tuttavaks teha, omavahel rääkima panna, omavahel koostööd panna tegema ja siis juba ehitada üles võrgustik ja selle nagu reaalne tulemus on, et pärast 24. aasta eurovalimisi suutsidki siis need patriootlikud jõud põhimõtteliselt ka Europarlamendis ühiselt nii-öelda üle-euroopalise katusepartei moodustada ja tänu sellele on Europarlamendis dünaamika esimest korda 50 aasta jooksul selline, et liberaalid ei tee, mis tahavad, vaid neil on seal tõsist peavalu kogu aeg, et selles mõttes Orbani võit läbi nende valimiste on olnud meie kõigi võit ja see on väga tähtis, et ta ka järgmine kord võidaks. Euroopa Komisjon ja kõik need niinimetatud liberaalsed jõud muidugi annavad oma parima, et Orban ei võidaks valimisi ja ega Orbanil ei ole kerge, kuigi ta on tegelikult ju Ungarit sõna otseses mõttes hoidnud. Ungari on nagu mingisugune rahu ja turvalisuse saareke. Küllaltki jõukas ka. Euroopas ja mitte halvasti. Meie muidugi meedia räägib, kuidas... Võrreldes meiega on neil ikka väga hästi majanduses. Võrreldes meiega on kõigil hästi majanduses muidugi. Me oleme Euroopa punane latern praktiliselt kõiges. Siis inimesed on väsinud, tekib teatud niisugune luitumus, et Orban on õige mees küll, aga tahaks nagu midagi uut. See on nagu niisugune turvaline ja toimiv abielu, aga vahetevahel tuleb selline tunne, et oi, küll tahaks äkki midagi uut, äkki tahaks noort pruuti, äkki tahaks noort meest. Et selline kihelus tekib. Et see kihelus, ma usun, et valimispäeval ungarlased tajuvad ikkagi need realiteete, mis on. Ja ma arvan, et märtsikuuks on maailmas toimunud veel ka väga palju erinevaid muudatusi, mis tulevad Orbanile kasuks. Nii et ma usun ja loodan, et ta võidab need valimised, aga see on ülimalt tähtis, see on meile Eestile ka ülimalt tähtis. Ja me unustame ka seda, et Orbanil on otseliin Trumpi juurde. Orban on Trumpi oma inimene ja see on tänapäeva maailmas, kus Trump on ikkagi globaalne boss. Kõik need igasugused muud tegelased, olgu nad Pete Hexetit või Marco Rubiod või ükskõik keda me sealt võtame. Nad on tensikud. Nad töötavad Trumpi jaoks ja nad ütlevad ja nad saavad aru, et nad töötavad Trumpi jaoks. Ja nad tunnistavad ja tunnustavad Trumpi oma bossina. Ja tegelikult Trump on ka globaalselt ennast kehtestanud bossina. Isegi Putin tunnustab teda teatud ulatuses bossina. Kaasa arvatud Xi. Hiina diktaator või Hiina diktaator ja Hiina kompartei juht ja nii, et see on ülimalt oluline ja kuna meil on ikkagi ka väga head isiklikud suhted Orbaniga, mida ei ole muide Isamaal, sest me enutame, kui siin aastapäevad või rohkem tagasi käis meil Riigikogu mingisugune seltskond Budapestis ja siis oli Budapestis neil ka esinemine, kus siis pärast kilkas Riina Solman sotsiaalmeediast, kuidas andsin Orbanile vastu lõugu või vastu vahtimist või midagi, verbaalselt muidugi. Et ausalt öeldes, kes sa oled selline? Kes sa oled Orbaniga võrreldes? Aga meil on head suhted ja see on ülimalt oluline ja meil on head suhted ka väga paljude teistega. Tänu sellele, et me oleme selle patriootide grupi liikmed. Nii et kui Euroopa Liit laguneb ja Euroopa Liit liigub lagunemise suunas, sest igasuguste Ursulate ja Kajade juhtimisel ei ole teist varianti, siis ega loodus tühja kohta ei salli, siis tuleb midagi muud. Ja Orban on praegu see inimene, see ilmasammas,
kelle ümber on tekkinud juba embrüona see seltskond ja need jõujooned, mis Euroopat Euroopana ja Euroopa kollektiivina on võimelised edasi viima. No ma käisin detsembris, sain ka taga kokku ja teiste patriootide juhtidega ja rääkisin ungarlastega seal, teiste ungarlastega ka ja ütlesid, et meie põhimure on see, et ta ongi 16 aastat võimul olnud, et peale on kasvanud noorem põlvkond valijaid, kes on valimistesse tema poolt olnud ja kes ei mäleta, kui õudne oli enne Orbanit. Et kes ei mäleta, mis siis toimus Ungaris, milline korruptsioon ja korralagedus ja majanduslik häving oli siis, kui Gyurcsány oli peaminister, sotsid olid võimul. Milline võimu kuritarvitamine käis, milline meedia tagakiusamine, opositsiooni ahistamine käis, et nad ei mäleta seda kõike, nad ei tea. Nad on praktiliselt, kui sa oled 16 aastat olnud vali ja siis sa oled ennem seda olnud 18 aastat inimesed, sa oled praktiliselt, eks ole, 30-ndates, 40-ndates. Nad ei oska karta seda, mis siis juhtuma hakkab, aga karta on väga palju, kui me vaatame seda, mis siis toimus ju Poolas, kui konservatiivid, kes olid 8 aastat võimul olnud, kui konservatiivid nii-öelda maha hääletati, siis see totalitaristlik klapperjaht, mis läks lahti konservatiivide suhtes, ministrid, riigikogu liikmed, ajakirjanikud lihtsalt ilma kohtuotsuseta kuude kaupa üksikvangistuses. Kas Eesti meedia kirjutab sellest, kuidas ajakirjanduse vabadust piiratakse Poolas? Ei huvita, valed ajakirjanikud, õiged inimesed kiusavad ja piiravad. Aga teised valimised, mis minu meelest on tulemas ja ma arvan, et meil ei ole mingisugust ajaraami, aga ma arvan, et juhtuvad 26. aastal on ikkagi Prantsusmaal tulevad erakorralised valimised, sest Prantsusmaa nüüd liikus uuesti teist aastat järjest sisuliselt ilma, et parlament oleks olnud võimeline vastu võtma riigieelarve. Riigieelarve miinus on 5,5% SKP-st, seda on isegi rohkem kui Eestil, mis on ka suhteliselt suur saavutus. Riigi võlakoormus on tõusnud on praktiliselt 120% SKP-st, see on pöörane, ta liigub üsna kiiresti. Kreeka ja Itaalial on kusagil seal 130 millegagi, Kreekal on hakanud allapoole tulema, oli üle 140 ja ka Hispaania on seal üle 100, Prantsusmaa, Hispaania ja Belgia on need riigid, mis tegelikult on pankrotti kursil kõik. Ja niimoodi jätkata lihtsalt ei saa, see riik on valitsetamatu juba ja seal on mässud toimuvad kogu aeg, meie meedia jälle seda ei kajasta, aga mässud ülestõusuks seda ei nimeta, aga sellised spontaansed pidevad mingid rahutused ja asjad seal kogu aeg riigis toimuvad. Poliitika on täielikult kokku jooksnud ja ma küsisin Le Peni käest, kui seal detsembristega jutu ajasin, et mis teil seda peldikut üldse püsti hoiab? Kuidas see kaardimajakene üldse seisab, et asi on väga lihtne. Kogu Prantsuse riik töötab ainult ühe eesmärgi nimel, mitte lasta rahvuslasi võimule. Mis on nagu Eestis? Nagu Eestis, täpselt kõik, kogu suurettevõtlus, kõik süvariik, kogu ajakirjanduslik ja kõik teised parteid. Macroni enda partei on ju täielikult kokku varisenud, aga need nii-öelda vasakpoolsed parteid, mis on kõik kommunistlikud ja nii-öelda mõõdukalt konservatiivsed või mõõdukalt parempoolsed parteid, kõik üks kamp tegelikult. Et kogu see kamp on kõik muud asjad ohverdatakse peaasi, et siis Rassemblee National ei saaks võimule ehk Rahvusassamblee ei saaks võimule. Ja see ei ole jätkusuutlik, see ei ole võimalik. Varem või hiljem see asi raginal kokku kukub ja siis tulevad nad võimule. Tegelikult me näeme terves Euroopas seda. Prantsusmaal on veel suhteliselt viisakas. Ehkki ka Le Peni on ju seal kohtu alla antud ja sisuliselt on Le Pen lükatud ka oma enda partei juhtimisel nii-öelda teisele positsioonile. Ta on vapiloom. Mis võib-olla ei ole ka halb, sellepärast et ma arvan, see Jordan Bardella on väga paljulubeva tulevikumees. Ja küllap on neid, sa tunned neid rohkem seal, küllap on neid teisi noori ja hakkajaid patrioote ka. Aga see on ju kogu Euroopas nii, vaata mis toimub Saksamaal AfD-ga, Alternative für Deutschland, mis on selgelt Saksa patriotismi tugisammas. Ei ole mingi fašistlik erakond, fašismi esindavad praegu Saksamaal peavoolu erakonnad.
Ja kes tahavad ära keelata seda kes parteid. kõike keelavad, kõike karistavad, välja arvatud immigrante ja homosid ja transusid ja kogu seda perversset agendat. See on fašism, kogu see rohefašism ja kõik see, seda esindavad praegu Euroopa peavooluparteid Saksamaal ja mitte ainult Saksamaal. Vaatame, mis on toimunud mujal. Markantne näide, Rumeenia ei saa rahva poolt toetatavat rahvuslikku persooni presidendiks lasta, sest see võtab ära süvariigi võimu. See piirab süvariigi võimu. Tegelikult on Euroopas igal pool võimul mitte need erakonnad ja mitte need poliitikud, kes neid erakondi esindavad, vaid nende selja taga seiseb süvariik. No, süvariik aktsepteerib, kes on võimul ja kes ei ole võimul. Täpselt sama on Inglismaal. See on Euroopas tervikuna. See on Euroopas tervikuna. Kus leebemas vormis, kus karmimas vormis. Ja meil Eestis ei saa teistmoodi olla. Aga see kõik ei saa jätkuda ja mina ütleksin niimoodi, et Trumpi administratsioon on ikkagi kuulutanud minu meelest täitsa avaliku sõja ka sellele nii-öelda Euroopa süvariigile. Ja koht, mille ümber lahing praegu käib, mis on minu meelest annab mulle nagu selles mõttes marudalt lootust ja julgust juurde, on see, et nad on võtnud sihikule ja väga jõuliselt ründavad Euroopa Liidu digitaalset seda nii-öelda Digital Services Act ehk DSA ja seal on veel paar määrust, mis on siis kehtestatud Euroopas selleks, et võidelda libauudistega ja võidelda valeinfoga ja kõige sellega, aga tegelikult on nad kõik ju tsensuuri tööriistad. Ja nii Ameerikast ütlevadki kallikesed, et see ei ole teil mingisugune libauudiste vastane võitlus, see on puhas tsensuur, see on poliitiline tsensuur ja Ameerika asevälisminister, kelle nime ma ei suuda praegu meenutada, ütles väga selgelt välja detsembri lõpus, ütles, et kui teie arvate, et te kehtestate tsensuuri ja surute alla omaenda rahvast, siis te ei saa eeldada, et NATO toimib, et meie tuleme teile appi. Meie selliseid režiime ei kaitse kollektiivkaitses. Nii et, aga seal on ka muidugi selgelt ärilised huvid, et kui Elon Musk ehk X on saanud juba 2 korda järjest siin mingisuguse $100 miljoniga trahvi selle eest, et ta ei tegele Euroopa Komisjoni nõudmisel tsenseerimise ja nuhkimisega, oma nende kasutajate data andmisega Euroopa asutustele. Siis see ei ole ka jätkusuutlik mudel, et ameeriklased ütlevad väga selgelt, et see ei ole aus kaubandus, millega te tegelete Ameerika suurte firmade turult välja söömisega administratiivsete meetoditega, et mul on nagu väga suur lootus, et see nii-öelda digitaalne tsensuur, mis Euroopas on päris karmilt kehtestatud, päris rangelt kehtestatud, et selle ikkagi ameeriklased murravad järgmisel aastal või lähiaastatel, see on vajalik ilma selleta, nad saavad väga hästi ja saavad aru, kui seda ei murta, siis patrioodid ei saa võimule saada Euroopas, sest et see tsensuuri mehaanika koostöös peavoolumeedia valelikkusega ja koosmõjus siis süvariigi manipulatsioonidega lihtsalt ei võimalda demokraatlikul viisil kursimuutust Euroopas. Nojah, meil siin on ajaloos olnud selline mõiste nagu kurjuse telg ja nüüd räägitakse uuest kurjuse teljest, et Venemaa ja Hiina ja Põhja-Korea ja mingit illusioone ei ole Venemaa ega Hiina ega Põhja-Korea suhtes jumala eest. Et ma aeg-ajalt vaatan, mis Venemaal toimub, see on kohutav lihtsalt, see on ju kohutav, mis seal toimub. Missugune vägivald, inimeste omavaheline vägivald ja nii edasi, pole mõtet rääkida. Venemaa suhtes mingeid illusioone omada, see on ülim naiivsus. Aga Euroopast on kujunemas midagi teist. See ei ole kurjuse telg. Euroopast on kujunemas pimeduse süda. Pimeduse süda, mida täidab kurjus. Ja see kurjus manifitseerub just nimelt sellena, et kõige üle kehtestada kontroll. Kujutad ette, loen ajalehest või portaalist täpsemalt, et isegi hiire ja roti mürgi üle tuleb kontroll kehtestada. Vaata, hiirtele on üks mürk ja rottidele on teine mürk. Ja tarbijad ei tohi kasutada hiire mürki rottidele ja roti mürki hiirtele. Kujutad see ette? Milleni on jõudnud Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja see on pimeduse süda. Seda ei saa teisiti enam nimetada.
No aga pimedus kõige rohkem kardab valgust ja valgus tuleb siis, kui info liigub ehk kui tõde paistab ja tõde ei tohi lasta paista. Selle vastu on tehtud digitaalse siis teenuse akt ja mis kõik muud dokumendid, et me kõik rikume iga päev 10 erinevaid seaduseid, mistõttu kui kohe kui otsus tuleb, saab meid kõiki ka karistada. Paari sõnaga saate aeg hakkab otsa poole veerema, et jõuaks Euroopast. Mina arvan, et Euroopa Liit sel aastal veel ei lagune, aga need nii-öelda raginad lähevad järjest suuremaks, sest et on terved suured riigid Euroopas, kus inimesed ei ole nõus lihtsalt vaikides kaasa marssima selle nii-öelda otse suunas kuristikku, vaid hakkavad vastu omavalitsustele, hakkavad vastu Euroopa Komisjonile. Loomulikult tegelikult see vastuhakk on efektiivne siis, kui valitsus on rahvaga samal poolel, nii nagu Ungaris praegu on, nii nagu Itaalias praegu rohkemal või vähemal määral on. Aga kui valitsus on oma rahva vastane, nii nagu on praegu Inglismaal või nii nagu on Saksamaal või nii nagu on Prantsusmaal, siis loomulikult see nii-öelda võitlus on seal riigis sees. Aga hüppame korra üle lombi Ameerikasse. Venezuela teemat me oleme siin ka rääkinud, Ameerika rahvusliku julgeoleku strateegia ütleb väga selgelt välja, lääne hemisfäär ehk lääne poolkera on Ameerika mõjuala ja see, mis seal Venezuelas praegu tehakse, on selle nii-öelda dominote kukutamine, kui kukub Venezuelas Maduro režiim ja Maduro režiim on mitte vähem ilge, kui on Põhja-Korea, Hiina või Venemaa. Ma ikkagi ütleksin, et veel ilgem, niisugune Ladina-Ameerika korruptsiooni ja julmusega seotud. Et hästi räppane, hästi ilge. Et kui Maduro režiim kukub, siis kukub ka Kuuba ja seal on veel väiksemaid dominosid, mis meie, ütleme siis poliitilisel radaril ei eksisteeri. Aga ma arvan, et uuel aastal ameeriklastel seal Trumpi administratsioon teeb seal lõpu nendele režiimidele ja veel üks asi, mis mina ikkagi ennustaksin, see küll läheb vastuollu ajalooliste suurte trendidega, aga ma arvan, et vabariiklased ehk konkreetselt Trump ja Trumpi toetajad siiski säilitavad kontrolli nii alamkoja kui ülemkoja ehk nii kongressi kui senati üle Ameerikas. See ei saa kerge olema, see saab napp olema, aga Trump on murdnud kõik võimalikke trende. Ta on teine president Ameerika ajaloos, kes on saanud presidendiks uuesti niimoodi, et tema teine ametiaeg ei ole tulnud kohe järgi esimesele ametiajale, vaid vahepeal on ka nii-öelda olnud Valgest majast eemal, et just Grover Cleveland oli ainus, kes sama trikiga hakkama sai ja see oli, mis see Cleveland oli seal 19. sajandi lõpul või 20. sajandi alguses. Et see on äärmiselt haruldane ja äärmiselt haruldane ka Ameerika poliitilises ajaloos on see, et istuv president võidab kongressi vahevalimisi, eks ole, Ameerikas on nii-öelda suured valimised, kus on siis presidendi valimistega koos kongress ja senati kolmandik ja terves hulgas kohtades ka kubernerid ja nii edasi. Aga siis vahepeal iga 2 aasta tagant toimuvad niikuinii kongressi valimised ja on üsna tavapärane reegel, et istuva presidendi partei kaotab kohti. Nüüd vabariiklastel on niigi väga vähe kohti, väga väike ülekaal kongressi alamkojas, aga mul on nagu, ma vaatan mingisuguseid selliseid väikeseid marginaalseid märke, mida Trump teeb ja kuidas Trump teeb ja ma arvan, et neil on hea šanss säilitada võim alamkojas, see tähendab, et Trumpi nii-öelda ametiaja teise ametiaja teine pool on tal võimalik tegutseda ikkagi niimoodi, et tal on parlamendis toetus, mitte parlamendis ei istu vaenlased, sest niipea kui demokraadid saavad alamkojas enamuse, nii hakkavad nad iga nädal tegema uut impeachmentit ja ma ei tea mida kõike veel, et siis nad blokeerivad Trumpi agendat üsna jõuliselt. No võtta sellest tulenevalt, ma arvan, Trump peabki praegu pöörama ebaproportsionaalselt tähelepanu, sest üldiselt Ameerika poliitika on sisepoliitika. Sisepoliitika, see on 80-90% on sisepoliitika. Ja võib-olla majanduspoliitika ja kõik sellega seonduv. Ja välispoliitika on teisel kohal, see ei huvita ameeriklast. Keskmist ameeriklast ei huvita see, mis toimub Euroopas. Ta isegi ei tea suuri Euroopa riike, rääkimata sellest, et ta teab mingid keskmisi ja väikseid Euroopa riike. See on kauge ja võõras värk. Aga selleks, et olla edukas Ameerika sisepoliitikas, on Trumpil vaja teha mõned väga olulised liigutused. Ja üks oluline liigutus ja ma arvan, et ta teeb selle olulise liigutuse veel enne sügist ära,
on Euroopa Komisjoni, praeguse Trumpi suhtes ülivaenuliku Euroopa Komisjoni kukutamine. See kukutatakse korruptsioonisüüdistustega, see kukutatakse mingisuguste seesuguste asjadega. Ja kui seda ei õnnestu sedapidi teha, sest Euroopal on ka oma luured ja oma kaitsemehhanismid sellel komisjonil, siis tehakse see sedapidi, et esimesed riigid hakkavad Euroopa Liidust lahkuma ja tekitavad Euroopas täieliku juhitamatuse, halvatuse, nii et Euroopa ei saa enam takistada Ameerikal oma teatud teisi poliitilisi projekte ja eesmärke saavutamast. Ja kolmas asi on muidugi see, et see pime, fanaatiline Ukraina sõja jätkamine ja toetamine, kui Trump nüüd selle teki või vaiba ka alt ära tõmbab Euroopal, siis see mõjub Euroopale samuti sõna otseses mõttes knockouti löömisena. Ja need on nüüd kolm asja ja ma arvan, et kas nüüd kõik kolm realiseeruvad, aga mingi osa nendest asjadest realiseeruvad ja põhimõtteliselt, kui sa ütled, et sa arvad, et Euroopa Liit sel aastal veel ei lagune, võib-olla tõesti ei lagune. Ehkki nagu siin natukene pilkasime astrolooge ja igasuguseid muid soolapuhujaid, aga nad on öelnud muuhulgas paar asja, et kui tulihobuse aastal sündmused juhtuvad, siis need ei juhtu mitte kuude ega nädalatega, vaid isegi päevadega. Kindlasti tulihobune on Peru ja hakkab perutama, siis lõhub kõik ära, aga selle Ukraina sõja kohta ma ütleks küll, et ma arvan, et see ühel või teisel moel sellel aastal ta mitte niivõrd väga ei lõppe ära, vaid et leiab mingisuguse lahenduse, aga kui see lahendus ei ole nüüd ütleme siis Ukraina täielik sõjaline lüüasaamine, purustav sõjaline lüüasaamine lahinguväljal, mida ma arvan, et kõik üritavad vältida, kaasa arvatud ameeriklased, siis see asi jääb siiski ikkagi jätkuvalt vinduma, et seal sellist päris lahendust me sel aastal veel ei näe, aga jah, selles mõttes ma arvan, et tänase Euroopa Komisjoni ja nende samade süvariigi poolt paika pandud poliitiliste valitsuste saatus ja see on ka Eesti valitsus on väga tihedalt seotud sellega, kuidas sündmused kulgevad seal Ukrainas. Aga niisugused toredad ennustused, mida me saame aasta pärast vaadata, kas läksid täppi või ei läinud ja täname kõik jälle kuulamast ja kuulake meid jälle nädala pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.